Andre, kui ma sind vaatasin siin lõpuhetkedel, ma ei saanudki aru, kas olid need pisarad su silmanurgas või oli see igi, mis tuli silmanurka? Igi, ikka igi. Et ikka raudset meest ei võta ikka pisarad silma, nii lihtsalt? Noh, kui nüüd ilma naljata, siis asi oli piiri peal, jah, aga sain sabast kinni veel. Mis oli su meeskonna koostamise põhimõtted? Oli nooremaid mehi, oli tegevmängijaid, oli koosukorrafeesid? See oli nagu üks punt mehi, loomulikult mingid piirid seab ka see, et on ju vaja kõik positsioonid täita võistkonnas, aga üldiselt need olid vennad, kellega on mul olnud koos väga mõnus nagu mängida, väga lihtne suhelda, helistada, mis iganes 2 aastat hiljem, rääkida nendega nii, nagu oleks eile õhtul rääkinud. Ühesõnaga, need on minu jaoks hästi ägedad vennad. No vanad kasvuhundid, Kuusma Kullamäe vajutasid vastasmeeskonna korvid auklikuks nüüd seekord. No nagu see lausegi neile endale meeldib öelda, et see, mille on Jumal andnud, seda ei võta sult miski. Et see on nagu jalgrattasõit? Jah, et oled selgeks saanud, siis enam ära ei unusta. Andre, räägi, et sa oled öelnud, et nüüd on käisid nii-öelda varna riputatud, nägime, et lausa viskasid põlevasse tünni. Kas tõesti nüüd on asjaarmastajana ka ei võta enam palli kätte? Ma ei ütle seda, et ma nüüd enam kunagi korvpalli ei mängi, aga praegu jah, ütleme, on vaja anda natuke põlvedele rahu, natukene puhata sellest korvpallist. Võib-olla, kes teab, ega niisama platsil ringi joosta on ju tore, aga teine asi on see, et siia jääb sul see mees, kes suutis teha kõike. Hüpata, joosta, edastpidi, tagurpidi, aga 38-selt see on sul siin endiselt, aga see keha ei tee enam nii ja see on nagu, seda on valus tunnistada ja siis on ka endal väga ebameeldiv mängida, kui pea ütleb ühte, aga keha teeb teist. Räägi, mis sul, olete arutanud ka korvpallitaatidega, kes täna siin väljakul olid, et mis hommik tood, et kas mingi ühine taastusraviseanss või mingisugune mullivannid, et keha ära taastuks või? No jah, eks ma nüüd lähen vaatan, ma arvan, nad on juba saunas seal. Et ma arvan, pooltel nendel on kindlasti homme raskem kui minul. Ma mõtlen koormuse mõttes. Selge, lasemegi su meeste juurde sauna.